Tere! Mina olen Eve Reisalu ja tutvustan pildiseeriate või koomiksite tegemise keskkonda Make Believes Comics. Selle leiab internetist üles, kui kirjutada otsingusse või adressiribale makebelievescomics.com. Selles keskkonnas tegutsemiseks ei ole vaja teha ennast kasutajaks, vaid saab ilma sisse logimiseta kohe koomiksit tegema hakata. Miinuseks on siis aga see, et koomiksit ei saa hiljem jätkata, kui samas arvutis soovib keegi veel vahepeal oma pildiseeriat teha. Alustame nüüd koomiksi tegemisest. Avalehel on nupuke Create Your Comics. Klõpsates selle peal avaneb uus lehekülg. Siin saab oma koomiksile panna pealkirja ja kirjutada autori nime. Neid ei pea kirjutama, aga võib. Kokku saab teha siin 9 paneeli. Neid paneele saab plussmärgist juurde lisada ja miinusmärgist maha võtta. Klõpsates miinusmärgi peal, et mingit paneeli eemaldada, siis küsitakse üle, et kas sa oled ikka kindel, et sa soovid seda eemaldada. Vajutame OK. Klõpsates selle paneeli peal, kuhu me tahame hakata objekte või tegevust lisama, on see paneel ümbritsetud punaste joontega. Siis see tähendab, et see on aktiivne. Siin all on siis võimalik lisada või paigutada oma koomiksile tegelasi, jutumulle, erinevaid objekte, erinevaid sõnu või väljendeid ja taustasid. Taustasid on nii värvilisi kui ka mustvalgeid, samuti on ka tegelasi nii värvilisi kui ka mustvalgeid. Valime siit sobiva tausta. Minul on selleks siis teemaks linn. Klõpsates selle peal ilmubki siia esimesele paneelile, mis mul on aktiivne, ehk siis punaste joontega ümbritsetud, valitud pilt. Seda taustapilti saame me liigutada. Siin all on nupuke Move. Ma saan teda allapoole tuua, viia ülespoole või jätta keskele, nihutada paremale vasakule. Siis seda pilti saab teha suuremaks, vajutades järgmisel nupukesel, skaala nupukesel. Ja nüüd see läks siin aktiivseks, on näha punase värviga. Ja klõpsame sellel objektil, hetkel on ta siis taust, mille suurust me soovime muuta ja ilmub siia nüüd nupuke, mida me siis liigutades saame teda siis kas väiksemaks teha või suuremaks, kui me tahame siit mingit konkreetset objekti võib-olla hästi esile tuua taustast. Aga meie jätame ta praegu selliseks parajaks. Nii. Lisame tegelase. Klõpsame siin all tegelaste nupukesel ja siit sinisest ribast saame kerida siis neid tegelasi juurde, neid on siin hästi palju. Ja võtaks selle tegelase, kes siin pildistab, ja kui me sellel klõpsame, siis avaneb veel sellest tegelasest pilte. Nii, valime siit sobiliku. Move nupp on aktiivne, me saame teda liigutada siia ja sinna. Skaala nupul saame muuta teda siis väiksemaks või suuremaks. Move nupult jälle liigutame ta paika. Siis nupp, millel on kiri flip, sellega me saame siis tema positsiooni muuta. Ehk siis praegu ta vaatab vasakule, aga kui ma tahaks, et ta vaataks paremale, klõpsan selle flip nupul. Nii. Ja klõpsan objektil. Ja nüüd ta vaatab paremale. Klõpsan uuesti, vaatab jälle vasakule. Siit alt back nupust saame tagasi ja lisame talle nüüd jutu ka. Valime siit sobiliku suurusega jutumulli. Nihutame ta õigesse paika
ja jutumulli suurust saab ka muuta siit skaala nupust. Klõpsates siin jutumulli sees saame nüüd kirjutada teksti. Saiakeste pood. Mul ongi kõht tühi. Nii. Praegu tundub, et see tekst ei mahtunud siia ära. Aga kui me klõpsame siin jutumulli kõrval, siis praegu ta kenasti muutus jutumulli sisse mahtus ilusti ära. Võib juhtuda nii, et ta ei mahu jutumulli sisse ära, siis tuleb lihtsalt valida suurem jutumull, sest jutumulli suurust me muuta ei saa. See jutumulli suurus muutub koos tekstiga. Et üheaegselt. Nii, liigutame selle jutumulli siia lähemale. Nii, lisame nüüd teise paneeli ja klõpsame sellel paneelil, tühjal paneelil. Paneme siia sobiliku tausta, milleks on taas minul seesama linnapilt. Nii. Ja nihutame ta paigale. Ja nüüd ma sooviksin siia juurde kirjutada, et tegevus hakkab toimuma veidi aega hiljem. Siin jutumullide ehk balloons all lõpus on selliseid, kuhu saab lisada, millal tegevus toimub. Või kas on juba lõpp või äkki. Või kirjuta enda oma järgmisel päeval või jätkub. Kõik on ingliskeelsed, aga see nupuke, mis on type your own, see on see, kuhu me saame ise eesti keeles kirjutada. Ja see klõpsates seal sees saame kirjutada siis veidi aega hiljem. Nii, klõpsame kõrval ja see muutub ilusti paika. Nii, paneme jälle oma tegelased paika. Valime siit alt sobiliku tegelase. Minu turist tuli nüüd saiakeste poest ja teeme ta natukene väiksemaks. Klõpsame jälle selle mehekese peale ja skaala nupust liigutades saame teda muuta väiksemaks. Nii, ja tahtsin mehikese asendit muuta. Nii. Ja paneme siia juurde uue tegelase ja selleks ma võtan selle mehe, kes siin teeb selfit. Nii. Kui nüüd on hästi palju objekte ja tegelasi ja me tahame seda kõige tagumist tuua hoopis ettepoole, siis selleks on siin nupukene Bring to front. Klõpsan selle peal ja nüüd klõpsan selle objekti peal, mida ma soovin ettepoole tuua. Nii, ja näete, nüüd on see tegelane eespool. Kui ma tahan aga seda fotograafi tuua ettepoole, vajutan jälle Bring to front ja klõpsan selle fotograafi peal ja nüüd ta tuli ettepoole. Nii, muudan seda fotograafi suurust ka väiksemaks. Nii. Ja jutumullid saame jälle juurde lisada, kui läheme siia alla back ja valime balloons. Objektide alt saab valida siis erinevaid pildikesi oma tööle juurde. Näiteks paneme selle kohvri, et sellel turistil oli ka kohver, aga nüüd see turist jääb selle kohvri taha ja see kohver on väga suur. Jälle muudame selle kohvri väiksemaks, vajutades skaala peal, nüüd selle kohvri peal ja muudame selle kohvri väiksemaks. Vajutades move nupul, liigutame seda kohvrit siia tahapoole ja toome selle tegelase kohvri ette. Bring to front. Klõpsame selle peal ja tegelase, näete, see särgi saba läks siia kohvri peale. Ja niimoodi see töö nüüd käib ja nüüd me saaksime siia lisada järgmise paneeli. Minu pilt läheks tegelikult edasi, aga
praegu me seda koos lõpetama ei hakka, panen siia kas inglise keeles siis to be continued. Kui mulle see ei meeldi, siis seda ära kustutada ma saan nii, et ma vajutan siia prügikasti peale ja sellel objektil, mida ma tahan ära kustutada. Ja nii on tegelikult kõikide objektidega. Kui ma tahan ära kustutada midagi, siis ma vajutan kõigepealt prügikasti peal ja siis vajutan sellel objektil, millest ma soovin lahti saada. Ja siia ma kirjutan nüüd ise eesti keeles jätkub. Nii. Ja ma võin seda liigutada, kui on see move aktiivne, muuta seda asukohta, ükskõik kuhu ma siis siin paneelil teda tahan panna. Nüüd, kui töö on valmis, siis tuleb vajutada print email. Avanenud aknas me näeme enda koostatud koomiksit. Ja mida siin siis teha saab? Kõigepealt saab siin siis minna tagasi ja sisestada uuesti või alustada täiesti otsast peale. Siis saab siin välja printida, vajutades print, või siis salvestada oma arvutisse. Vajutame siia Save Image to Disk, Save File, OK. Ja nüüd saate siis valida siit arvutist, kuhu teda siis panete. Või saata e-mailiga, kas siis oma sõbrale või vanemale või õpetajale. Siia üles your name tuleb kirjutada enda nimi, kes seda koomiksit saadab. Enda meili aadress tuleb järgmisele sisestada ja siia kolmandasse ritta send email to on see, kellele soovitakse siis see koomiks saata. Nii et kolmandasse lahtrisse see, kellele koomiks saadetakse, tema e-maili aadress. Kui nüüd koomiks on valmis, avastate, et siin on mingi kirjaviga sees, tahaksite seda muuta, siis go back and edit sellest nupust klõpsame ja oleme siin tagasi. Kui on parandused tehtud, jälle print ja e-mail ja saame siis kas uuesti välja printida või siis saata uuesti. Kui nüüd koomiks on lõplikult valmis, ta on ära saadetud või ta on ära salvestatud või ta on ära prinditud, välja prinditud ja seda koomiksit me siin enam jätkata ei taha või siia arvutisse tuleb uus inimene, kes võib-olla hakkab ka selles keskkonnas toimetama, siis vajutada Create New Comics. Ja nüüd ta küsib, et kas sa oled kindel, et sa tahad oma koomiksit ära kustutada ja alustada uuesti. Kui sa oled kindel, paned OK. Kui ei ole kindel, tühistad. Jälle saan ma muuta. Ja ka siin koomiksi tegemise, koomiksi sisestamise vaates on nupuke Start Over. See on samamoodi, et ma saan siin oma koomiksi ära kustutada, nii et tuleb tühi leht ja küsib Arjus, kas sa oled kindel, et sa tahad oma koomiksi ära kustutada ja alustada uuesti, siis paned OK. Aga ma näitan, mis siis juhtub, kui ma siiski ei kustuta teda ära, vaid ma panen lihtsalt kinni. Ja ma kirjutan siis aadressi ribale makebelieves.comics.com. Kui ma selle avan ja vajutan siia Create Your Comics, siis näete, minu eelnevalt tehtud töö on siin ees. Ja kui ma panen nüüd Start Over, oled sa kindel, et tahad kustutada OK ja tuleb uus. Ja nii lihtne see ongi. Head koomiksite valmistamist!